kõik, mida ma ootasin, on nüüd käes. Nii võiks jäädagi. 4 aastat tagasi saatsime Superstaari saatest hoodiibadesse saanud Ingmari tema unistuste täitmise poole teele. 22-aastane Ingmar on nüüdseks Ameerika Ühendriikides kuulsa Berkeley muusikakolledži lõpetanud. Need aastad on muutnud ja kasvatanud teda nii inimesena kui ka muusikuna. See on selline kool, kus sa lähed ja sa saad teha ükskõik millist muusikat sa põhimõtteliselt tahad. Suur rõhk on seal kindlasti ka džässil ja sellisel popmuusikal, aga mina olen ka võtnud natuke sellist klassikalise muusika suunda seal, olles ikkagi klassikalist viiulit 6. eluaastast mänginud, et sai teha mõlemat. Kuigi Ameerikasse õppima suundudes on väljakutseteks nii uus keel kui ka kultuur, siis kõige suuremaks väljakutseks oli ja jääb õpingute finantseerimise pool. Jah, Ameerikas tõesti, ma arvan, et on ilmselt üks kallimaid kohtasid, kus oma haridusteed, ütleme, luua ja Bostoni linn ka, kus see muusikakolledžis on tuntud oma siis väga kõrgete hindade poolest. Kas koolielu nägi välja nagu tuntud Ameerika filmides, et rohkem pidu kui õppimist? Ma ütleks, et meie koolis ei olnud, kindlasti ei olnud nii sellist tühika elu nagu filmides kujutatakse. Kuigi ma tean, et Bostoni linnas kas või on palju selliseid koole, kus selline elu toimub, aga ikkagi see muusikute seltskond kuidagi oli selline, kes pigem sai kokku selleks, et koos nagu jämmida või koos muusikat teha. Et prooviruumides või ansambliruumides siis koos harjutades möödusid siis meie õhtud peamiselt. Mina ütlen, et see on ikka väga hästi ennast ära tasunud, et see areng musikaalselt on kindlasti olnud väga suur. Ja viimase 2 aasta jooksul just olen ma hästi palju hakanud keskenduma ka instrumentaali, ütleme klassikalise muusika valla pealt rohkem, aga samas ka laulude kirjutamise ja laulmise ja viiulimängu poolest just on ka olnud see ülimalt kasulik. Ingmar ei ole veel aga elus kaugeltki seda saavutanud, millest ta unistas. Nüüd tahab ta jätkata õpinguid magistrantuuris, Kanadas klassikalist heliloomingut õppides. Kuna ka õpingud on kallid, loodab noor muusik jälle inimeste toetusele. Nende õpingute siis heaks me nüüd 8. augustil kell 5 siis Viimsi Artjumis korraldamegi ühe toetusi, aga tänu kontserdi, siis tänu nendele, kes on mind sellel Berkeley teekonnal just toetanud. Koos nende Ameerika 4 muusikuga siin. Meiega ühinevad ka Eestist Berkeley vilistased, Uku Suviste, Sofia Rubina ja ka Jason Hunter, kes on siis Sofia Rubina abikaasa, kellega nad seal Berkeley's kohtusid. Kontsertile võttis Ingmar Eestisse kaasa oma 4 parimat Ameerika sõpra. Kontserdil saab kuulda nii klassikalist muusikat kui ka džässi ja poppi. Very excited. I was like, wow, is this a possibility that could actually happen? And evidently it is. And yeah, again, just very happy to be here. Ja kuigi Ingmaril on plaanis jätkata õpinguid kaugel üle ookeani, ei ole tema hingest Eestimaa kuhugi kadunud. Kontserdil tulevad esitlusele teosed, mida Ingmar on viimase aasta jooksul kirjutanud ning inspireerida on ta end lasknud loomulikult oma kodumaast Eestist. Tahan ennast siduda nii Eesti kui ka Põhja-Ameerikaga, et ma kindlasti kavatsen olla Eestis ja tegutseda Eestis ja panustada nii palju Eesti kultuuri, kui ma saan. Ja sest et minu unistuste seas on ka näiteks see, et ma tõesti tahaks, et üks päev näiteks minu koorilaulu võiks kõlada laulupeol.